Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega. Ja sinu vaimuga. Väga õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Sellepärast alanduge Jumala ette ja tunnistage oma patud oma südames nõnda üteldes. Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, mina vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoda olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju. Mina kahetsen neid südamest ja palun sinu isaliku halastuse ja sinu armsa Poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistelija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle katusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust, Püha Vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Jumal andnud oma suure armu ja Jeesuse Kristuse kannatamise pärast meile pakutud andeks. Aidaku meil meie elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu. Aamen. Kõigeväeline Jumal, rahvaste issand, sa oled ilmutanud oma tahet kõigile rahvastele ja tõotanud oma abi meile kõigile. Aita meil kuulda ja teha, mida sina tahad, et pimedus saaks võidetud sinu valguse meie issanda läbi, kes koos sinuga pühavaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Võime võtta istet ja kuulge pühapäeva lugemisi. Loeme lugemist
5. Moosese raamatust. Sest Issand tahab mõista õigust oma rahvale ja halastada oma sulaste peale, kui ta näeb, et nende jõud on kadunud ja pole jäänud orja ega vaba. Siis ta ütleb, kus on nende Jumal, kalju, mille peal nad vedupaika otsisid, kes sõid nende tapaohvrite rasva ja jõid nende joogiohvrite peini. Tõusku nad nüüd üles ja aidaku meid, olgu nad teile varjupaigaks. Nähke nüüd, et see olen mina, ainult mina, ega ole ühtki Jumalat minu kõrval. Mina surman ja teen elavaks, mina purustan ja mina parandan, ega ole kedagi, kes päästaks minu käest. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Kuulake lugemist Apostel Pauluse kirjast korintlastele. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Sest otse, kui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. Kui meid nüüd ahistatakse, siis sünnib see teie julgustamiseks ja päästmiseks. Kui meid julgustatakse, siis sünnib seegi teie julgustamiseks. See saab teoks, kui te vapralt talute neid samu kannatusi, mida meiegi kannatame.
ja meie lootus teie peale on kindel, kuna me teame, et nii nagu teil on osa meie kannatustes, nõnda ka meie julgustustes. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Meist Jeesuse Kristuse püha evangeelium Markuse järgi. Aga nemad tulid kohe pärast sünagoogist lahkumist koos Jakobuse ja Johannesega, Siimona ja Andrease naine. Aga Siimona ärnamas voodis palavikus ja otsekohe räägiti Jeesusele temast. Ja Jeesus astus ta juurde, võttis tema käest kinni ja aitas ta üles. Ja palavik lahkus Siimona ämmast ning ta teenis nii. Aga õhtul jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Terve linn oli kogunenud maja ukse ette. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi ning ajas välja palju kurja vaime ega lubanud kurjadel vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes ta on. Ja varahommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Ja Siimon ja ta kaaslased kuutasid talle järele ning leidsid ta. Ja nad ütlesid talle, kõik otsivad sind. Tema aga ütles neile, läki mujale, naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud. Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides ja ajades välja kurje vaime. See on Issanda sõna. Armu teile ja rahu Jumalale, meie Isalt ja Issandalt Jeesusel Kristus. Istu.
jah, Jeesus on tulnud aja täitumisel maailma, et kuulutada Jumala riigi saabumist ja meeleparandust. Nagu ta läks Peetruse ja Johannese majja, leidis sealt ees maas lamava ja palavikus vaevaga haige ja tegi ta terveks. Nii on ta tulnud siia meie langenud maailma, leidnud eest pattuahelates inimkonna ja on selle inimkonna lunastanud, ennast tema eest andes. Jeesuse ilmumine toob esile jumaliku pääste universaalsuse. Samuti selle, et Jumalal on meelevald kõikide rahvaste saatuse ja kogu ajaloo kulgemise üle. Ning ta kasutab nii üht kui teist eeskätt selleks, et oma valitud rahvast juhtida, puhastada ja pühitseda, teda vajadusel selleks ka teiste rahvaste kaudu karistades ja nuheldes. Pühapäevast pühapäeva tunnistame me oma usku Jumalale ja üksteisele. Tunnistame, et usume Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse, Jeesusesse Kristusesse, pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osalust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Samas elame riigis, kus palju räägitakse usuvabadusest selle sõna negatiivses tähenduses. Ehk siis mitte selles tähenduses, nagu meie vabariigi põhiseaduse loojad seda mõtlesid, öeldes, et igaühel on südametunnistuse, usu ja mõttevabadus. Et igaüks võib vabalt kuuluda kirikutesse ja usuühingutesse ning et riigi kirikut ei ole ja seega ei saa riik ühelegi kirikule ette kirjutada, mida see peab õpetama või kuidas oma jumalateenistusi pidada. Aga ei, meil mõistetakse vabadust selles kontekstis sageli mitte vabadusena oma usku avalikult ja vabalt tõeks elada ja tunnistada, vaid suisa vabadusena usus. Ja samas usku kujutatakse tihti mingi tundmatu, tumeda ja ähvardava vaimuhaigusena, mis kindlasti vähemalt niisama kergesti, kui mitte veel hullemini, nakkab igaüht nagu koroonaviirus. Küllap võib niisuguse usuvastase sallimatuse taga näha ühelt poolt nõukogudeaegset ateistlikku propagandatööd, mis on hakanud oma õigeid filmi kandma alles vabas Eestis. Teisalt aga näevad ka tänasel päeval paljud usku ja kirikut jõuna, mis takistab inimesi omaks võtmast absoluutselt liberaalset ja üksnes nautingute jahtimist ülimaks väärtuseks pidavat maailmavaadet. Ja nii on, elades inimeste keskel, kes meie maailmavaadet ja väärtushinnanguid ei jaga, võib meil olla teinekord lausa ebamugav end kristlaseks tunnistada. Seda hoolimata asjaolust, et harilikult need inimesed, kes meie usku narrida armastavad, korrutavad siit-sealt kuuldud pooltõdesid ja seda kõike üritades esitada ülima tarkusena. Ning see vana tuntud võte, kui argumente ei ole, hakka oponente sildistama
töötab hästi. Eestis levib ju arusaam, et tõeliselt tark ja tegija on see, kes kõige ja kõige suhtes on sarkastiline ja skeptiline ning e-keskkonnas sõna osa. Või nagu Andres Mähar 10 aastat tagasi ühtse Eesti suurkogul peetud monoloogis väljendas: intellektuaalid teavad juba kõike ja on nii skeptilised, et ükski süstal ei lähe neile enam naha vahele ja kelle ees jäävad nagunii kõik õnneks. Tänase pühapäeva teema on Jeesus äratab usule. Nagu me evangeeliumitest loeme, ei olnud Jeesuse jüngritelgi alati kerge uskuda ning ega meiegi paremas olukorras ole. Kõige umbustlikumaks peeti teadagi Toomast, kes nõudis tõendusi. Need ta ka sai, kuid koos manitsusega. Jeesus ütles talle: kas sa usud sellepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Kirjas heebrealastele öeldakse, et usk on tuginemine sellele, mida loodetakse, veendumus asjus, mida ei nähta. Püha Augustinus ütleb, et usk on tahte igatsuse asi. Ei ole juhuslik, et apostel Paulus ühendab need kolm: usu, lootuse ja armastuse. Kui ma kedagi kogu südamest armastan ja usaldan, siis ma loodan ja usun, et ta jääb ustavaks ja truuks ka siis, kui ma teda ei näe. Usk Jumalasse on Jumala armastamine ja tema täielik usaldamine, tema peale lootmine. Kindlus selles, et tema on usaldusväärne. Nii kui apostel Paulus kirjutab ka oma teises kirjas Thessaloniklastele, et ustav on Issand, kes meid kinnitab ja kurja eest hoiab. Ja selline Jumala armastamine viib eraldatusest üle saamisele, mis võiks meid muidu tabada, eriti praegusel ebatervislikul ajal, kui ka väga paljud inimesed on sunnitud nii-öelda 4 seina vahel üksinduses viibima. Apostel Johannes ütleb: me oleme taibanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Siinkohal on sobiv meenutada just ennist kuuldud Moosese lahkumislaulu salme, milles kõneldakse Jumala kavatsusest nii oma rahva üle, tema ustavusetuse tõttu kohut mõista, kui ka tema peale tema armetuses halastada. Sest issand tahab mõista õigust oma rahvale ja halastada oma sulaste peale, kui ta näeb, et nende jõud on kadunud ja pole jäänud orja ega vaba. Siis ta ütleb: kus on nende jumalad, kalju, mille peal nad pelgupaika otsisid. Tõusku nad nüüd üles ja aidaku teid, olgu nad teile varjupaigaks. Nähke nüüd, et see olen mina, ainult mina, ega ole ühtki jumalat minu kõrval. Jeesus on tulnud selleks, et kogu maailm, terve inimkond võiks saada päästetud. Aga nagu tookord Kapernaumas ei saanud
terveks ega kurjadest vaimudest vabaks mitte kõik, kes olid tema juurde toodud või tulnud. nii on see jätkuvalt. Kusjuures see tõdemus puudutab ka neid, kes on juba tema omade hulgas. kui Jeesus läheb ära üksindasse paika ja kõik otsivad, siis leiavad ta viimaks ikkagi vaid käputäis jüngreid ning neil on võimalus tema juurde jääda ja tema võidust osa saada. aga ainult siis, kui nad on valmis talle järgnema kõikjale, kuhu ta läheb. see tähendab ka valmisolekut tema järel ja koos temaga oma risti kanda. veelgi enam, tihtipeale saabki Kristuse ligiolu ja päästev vägi ilmseks just risti kaudu, sest nõnda kui Püha Paulus kirjutab, otse kui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. Kristuse uueks loov vägi ja tema jumalik meelevald, mida Markuse evangeelium nii järjekindlalt rõhutab, saab avalikuks eeskätt tema võidus haiguste ja kurjade vaimude üles. nii peavad ka tema järgijad selleks, et saada osa ülestõusmise ja igavese elu valgusest, olema valmis minema koos temaga läbi pilkase pimeduse vastu uue loomise alguse. meie igatsus peaks olema osa saada Jeesuse imet tegeva armastuse vaimuste käest. nagu ütleb evangelist Johannes, jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest ja armu peale. Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. et me oleksime täidetud Jumala täiusega. aga Jumalale, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses, igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni. Aamen. me tõuseme ja tunnistame oma püha Kristi usku apostliku usutunnistuse sõnadega. mina usun Jumalasse, kõigeväärilisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saanud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnust, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväärilise Isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. mina usun pühasse vaimusse, püha kristlikku kirikut, püha osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. võime võtta istet ja avame järgmise ühislaulu number 219, armastus, mis igavene. Thank you.
paludes, ütleme, partner kogudustega, Helme kogudusega ja Jäma Kolmani kogudusega. Ütleme, meie missionäride kogudes ja Maaris ja siinsama meie kodupaigas Põlvas. Samuti oleme eespalves Jakobi kooli ja kooli pere eest, et ka see keeruline viiruslik olukord lubaks koolitööd normaalsetes tingimustes jätkata ja palvetame selle eest, et kogu see viiruse pandeemia hakkaks näitama ka taandumise märke, ka see vaktsiin, mida meie inimestelegi juba annustatakse, hakkaks ka oma mõju avaldama ühiskonna elus. Mõtleme ka meie koduvabariigi peale ja palume Jumala juhtiva käe ligiolu ka uue valitsuse moodustamisel, et see uus valitsus ja tema töö annaksid ka head vilja vabariigi ja inimeste hüvanguks. Samuti võtame eespalvesse meie koguduse eaka õe Ella, kes sai 20. jaanuaril 101 aastat vanaks. Palugem nõnda rahus Jumalat, Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes inimkonnale on ilmutanud oma jumalikku au. Jumal, meie Isa, sinu poeg on ilmunud päästjana kõigile rahvastele. Ta on oma taevasest kirkusest meie keskele astunud ja meie vennaks saanud. Õpeta meid teda järgima. Me palume sind. Sinu evangeelium on valgus, mis juhatab ja hoiab meid maailma pimeduses õigel teel, julgustab, rõõmustab ja lohutab. Aita meil järgneda sinu valgusele. Me palume sind. Õpeta meid abivalmis südamega ohverdama neist andidest, mida sa meile oma helduses jagad, et su püha sõna leviks ja kostaks ka nende seas, kes sind veel ei tunne, ning sinu kirkus saaks tuttavaks ja ülistatuks kõigi rahvaste seas. Me palume sind. Sinu arm kaitsku ja õnnistagu meie kirikut ja kogudusi, piiskoppe ja kõiki vaimulikke, maad ja rahvast, riigijuhte ja nende kaastöölisi, kooli ja kodu, õpetajaid ja õpilasi, noori ja vanu. Kingi meie kirikule väge, täita sinult saadud ülesannet. Me palume sind. Meie maise elu lõpul, Issand, vaata oma kirkuses meie peale ja ole meile armuline. Aita meil kõigil jõuda sinu palge valgusesse. Me palume sind. Kõigeväärne Jumal, sa valgustad kõiki inimesi. Hoia meid oma headuses ja ustavuses, rõõmusta oma taevaste antidega ja juhi
valguse riiki. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi. Issand olgu teiega. Ja sinul Ülendagem oma südame. Tänagem Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igale õigeks paigus täname sind, Püha Issand, kõige väärine Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Tema sinu armas poegule kuulekaks sinu tahtele ja tema tegudes sai avalikuks sinu kirkus. Sellepärast tulistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Lõput on sinu halastus ja igavene su valitsus. Sa oled kõik loodu täitnud oma valguse ja eluga, taevas ja maa on täis sinu kirkust. Sa lõid inimese oma näo järgi ja õnnistasid teda. Sa tõotasid Abrahamile
et talle antud õnnistusest saavad osa kõik rahvad maa peal. sa päästsid oma valitud rahva Egiptuse orjapõlvest ja juhtisid vabadusse. Prohvetite kaudu andsid sa uue lepingu tõotuse ja kui aeg sai täis, läkitasid oma poja, kes kuulutas sõnas ja teos sinu riiki. ta alandas iseennast, saades sinu tahtele kuulekaks kuni risti surmani. me palume sind, issand, pühitse oma vaimu läbi need annid, leib ja vein ja lase meil armuvabas usus vastu võtta Kristuse ihu ja verd. Tee, issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis jünglitele öeldes, võtke ja sööge. see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtusööma aega, tänas, andis selle neile, öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie ja paljudest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirjutusest. Alastaja isa, keda leiba ja karikat sinu käest vastu võttes, kanname meeles issandat Jeesust, kes sai inimeseks ja andis oma elu meie eest. Me usume, et on surnust üles tõusnud ja tuleb taas kirkuses. Temale ootes ootame osa saamist taevasest pidusööma ajast. Me palume sind, veetse meid oma vaimu läbi, et võtaksime Kristuse ihu ja verd vastu õitsuseks ning oleksime tema ihu liikmetena õnnistuseks kogu maailma. Aita oma rahval valvata ja palvetada, et ta püsiks usus ning armastuses kuni Kristuse, meie suure ülempreestri ilmumiseni. Tema läbi, temaga ja temas olgu sulle, Jumal, kõige vääriv isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel me palume. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu on riik ja vägi ja
usule ja kingi meile alati seda rahu ja ühtsust nii, nagu tahad sina, kes elad ja valitsed igavesti. Issanda rahu olgu alati meie kõikidega. Aamen. Leib, mida murrame, on Kristuse liuosadus. Karikas, mida õnnistame, on Kristuse vereosadus. Nõnda oleme meie üks ihu, sest me kõik saame osa ühest ja samast leivast. Vaata, see on Jumala talv, kes kannab ära maailma pattu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle oma söömaajale. Issand, ma ei ole seda väärt, et sa tuled mu juurde. Ütle vaid üks ainus sõna, siis saab minu hing terveks. Issand ütleb, tulge, sest kõik on juba valmis.
seda palume Kristuse meie issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pole paista sinu peal ja
kogudusele on nüüd järgnenud. Täna kell 11 oli tund, vastu räägid. Ja on ka olnud uus Leeni kursus. Ja kui täna on kirikus mõni, kes soovib liituda, võtab ühendust videoülekande operaatoriga. Tunnid algavad, kui lubab, järgmisel pühapäeval pärast issand. Minge rahvusele teenige issand rõõmu. Tänu olgu Jumalale.